maksumus, mida on samamoodi hakatud järjest rohkem ja rohkem jälgima. Et üks hea näide on tegelikult jälle autodega. Et selle auto ülalpidamiskulu ei ole ju ainult tema soetamismaksumus, vaid selle auto siis täpselt samamoodi life cycle cost on selle auto hind, tema kütusetarve, tema erinevad ohutusparameetrid, vastupidavus, hooldusmaksed, kindlustusmaksed ja lõpuks ka veel autode puhul üks selline oluline asi nagu jääkväärtus. Nüüd täpselt samasugust asja vaadatakse ka pumpadel ja tegelikult ka kogu pumbasüsteemide puhul juba. Ehk siis siin on üks selline pikk valem, mis tundub oma laienditega selline hästi keeruline, aga samas on ta tegelikult üsna lihtne. See valem liidab kokku lihtsalt kõik võimalikud selle pumba või siis ka süsteemi eluea kulud. Nüüd see erinev, see C-täht siin ees tähendab inglise keeles siis cost, eesti keeles võiks ta öelda maksumus või kulu. Ja need väikesed laiendid siin all, indeksid, tähistavad siis tegelikult neid erinevaid kululiike. Ehk selles valemis on täna toodud selline 8 põhilist kululiiki, mis siis tekib selle pumba kasutuselu ja kasutusaja jooksul. Ehk see esimene kulu on siis soetusmaksumus, mille alla käib siis nii pumba kui pumpla maksumus, kõikide seadmete maksumus, kaasa arvatud elektriautomaatika seadmed, siis nüüd järgmine ongi energiatarbe maksumus, ehk siis see on see, mille järgi programm kohe järjestabki pumbad. Seejärel opereerimise maksumus, ehk siis sisuliselt tööjõukulu, mida on vaja, et seda pumplat hooldada, neid pumpasid hooldada, kogu seda süsteemi üleval hoida. Hoolduse ja remondikulud, ehk siis kõik varuosad, protsessi seisakute maksumus, sest kui pumpla ei lakkab töötamas, siis võib-olla mingil hetkel vaja hoopis seda reovett paacautodega vedada, keskkonnatasud, avariid, ohtlike ainete käitlus, ehk siis pumpade puhul jahutusvedelike või ka siis pumba õlide vahetusest tekitatud õlide käitluskulud. Ja kui miski asi on oma eluea ära elanud, siis inimesel on matusekulu, vanemad inimesed koguvad kirsturaha, siis pumpadel või kogu süsteemi peale tuleks arvestada ka demonteerimise ja utiliseerimise kulud. Eluea maksumuse arvutamine on selles samas flüpsis ka tegelikult olemas. Ehk siis konkreetselt täpselt samamoodi, kui on sisestatud andmed, saate te siin mitu erinevat vastust sellele valikule. Ja selline esimene võib-olla valik võiks olla siis nii-öelda kilovattide järgi, või siis ka täpselt samamoodi, et kui palju ta kulutab energiat. Kui need 2 või ka rohkem valikuid ära märkida, siis järgmisena on siin üleval üks selline dollari märgiga ikoon. Ja kui te sellele ikoonile vajutate, siis te saate ühe sellise tabeli. Selle tabeli puhul on tegelikult olemas kõik need samad, või selles tabelis on olemas kõik need samad maksumused. Mina olen siin, ütleme nii, et see on esimene kõige lihtsam variant arvutada näiteks energiatarvet on see, kui määrata ära siis mitu aastat see pump on teil planeeritud töötama, mitu tundi ta aastas töötab, milline on selle elektrienergia hind ja sisuliselt annab ta selle vastuse kohe teile siin tabelis ära. Kui nüüd täita ka teised lahtrid ära,
siis need summad siin järjest suurenevad. Ja selle sama nii-öelda ikooni alt siis avanebki selline mõiste nagu life cycle cost. Flükt on teinud ka uuringuid, et kui palju siis mingisuguse osa peale või kui palju mingi osa moodustab siis pumba elueast, milline kulu on kõige suurem. Et siit on näha, et kõige suurem on energiakulu, mis on pumba elueast kuskil 32%. Ja järgmise suurusena on siis võib-olla kogu selle süsteemi hooldus ja pump ise selles süsteemis maksab ainult 14%. See uuring on läbi viidud siis Inglismaal ja selles uuringus siis võeti need andmed 674 pumplalt. Nii. Siis kui nüüd on pumpla süda on nagu valitud, siis peaks selle keha ka sinna ümber valima. Selle keha valikuks on Flüktil olemas siis programm CKAD ja tänaseks me teame, et on tulnud välja juba versioon numbriga 5. Eelmine oli meil siin 4. Ja selles samas valikus on siis võimalik pumba siis pumbatava voolu hulga järgi arvutada välja siis, milline oleks selline optimaalne pumpla läbimõõt. Nii, ma vaatan, kas ma saan siit ka ühe proovi teha. See sinna taha vist väga hästi ei paista. Aga sisuliselt on siis siin erinevad variandid ja need erinevad variandid tulenevad tegelikult sellest, et kui mitu liitrit tahetakse siis pumbata. Ehk siis selline top-tüüpi pumpla on siis vahemikus pool liitrit sekundis kuni 95 liitrit sekundis ja järgmised astmed on 20 liitrit sekundis kuni 350 liitrit sekundis. Et kui siit nüüd üks selline lihtne tehe teha, siis tänased kõige levinumad vooluhulgad on 5 liitrit sekundis. Selleks kui te olete valinud selle 5 liitrit sekundis, siis siis pakub programm teile ka ise pumba välja, mis suudab sellise vooluhulga pumbata. Järgmine samm on siis, no nii. Tuli 80 torustikuga. Pumba konstruktsioonis siis valime torustiku, tagasilöögiklapid ja sulgeseadmed. Ja tegelikult on juba siin näha, et see programm pakub selle pumpla läbimõõduks 1200 millimeetrit. Tänased mitmed hanked on sellise 5 liitri juures määratlevad juba minimaalseks mõõduks 1600. Et selle programmi järgi on siis tegelikult natukene üledimensioneeritud pumpla oma korpuse poole pealt.
Siit saab siis määratleda ka pumba kõrgused